No hõissa, mis toimub? Toimub see, et oleme tulnud ühe inimesega metsa. Ja, tere. Lähme siis täna seenele. Ja siis pärast sõidame veel Kärgandi lõkke kohta. Ööseks me küll sinna ei lähe. Aga lähme sinna, kui me nüüd leiame siit metsast midagi. Et tegelikult tulime seenele siia. Et lähme siis nii-öelda teeme midagi seentest. Et ammu ma pole mitte midagi jõudnud postitada, mul on nii tihe graafik, et lihtsalt ei jõua midagi postitada, et filmidagi. Et iga päev teen tööd selle nimel, et omale enne talve auto ära osta. Ja praegu vaatan ka, et seda autot, mida ma tahan, seda väga ei liigu. Ja võib-olla mõnel vaatajal on mõte müüa maha Kia Sorentot aasta siis 2002-2009 ehk siis esimese põlvkonna Kia Sorentot diiselmootoriga ja manuaalkastiga. Siis võib mulle kirjutada, et praegu jah, neid väga ei liigu, aga jaa, läheb siis kõnnim natuke eemale siit ja vaatab siis, äkki leiab mingi kukeseeni, et saab teha mingi prae. Oleme siin juba 10 minutit tatsanud ja ühte X-tüüpi seent olen näinud. Rohkem ei ole näinud. Ei, mingi X-seen jah. Muud ei ole näinud. Et ei tea. Siin järelikult seened ei taha kasvada. Võib-olla liiga kuiv neile või ma ei tea. Et ühest kohast siin kandis ma sain eelmine aasta vist või? Jah, oli vist küll eelmine aasta. Kui ma sain ikka päris palju. Et tulevad kindlasti üle tolle augukese. Aga jah, ma ei tea. Auto on siit mingisugune mitusada meetrit ikka. No, ma ei tea. Ma arvan, et kõnnime seda teed pidi tagasi ja sõidame edasi. Ja tee järjest leidsime just ühe esimese, et siin mingi väike metsatee. Läksime veel. Ja nüüd on jah lootust, et siit leiab veel. Et leidsime jah esimese kukeseene lõpuks. Ja enne leidsime mingid selliseid elukaid. Need on vist mingid pilvikulised või mingid siuksed elukad. Ei teagi täpselt, mis tema meil on. Aga kui me juba ühe leidsime, siis siin võib veel olla, nii et kammime selle tüki läbi siin. Uus koht. Ja see koht, kus ma eelmine aasta sain päris palju siin. Et vaatab selle koha ka üle. Et mis siin siis antakse. Et siin üks koht on jah, et lähme siit metsa ja vaatame. Siit läheb kohe sisse. Jah, siit saab kohe sisse minna jah. Ja hakata kammima läbi, siin on juba madalam koht ka, et siin võib-olla on lootust täitsa leida. No siin elavad elukad. Toimetavad siin. Siin on neil vist pesa, aga see on kellegi poolt maha lammutatud. Jah, tõenäoliselt mingi loom jah. On pulstinud pesa laiali. Et kipuvad küll jah, seda tegema. Paraku, et aga praegu ikka kõnnime ühe seenega siin ringi. Pole veel midagi leidnud, aga vaatame. No nii, mis toimub? Ja mis siin on? Eelmine aasta oli täpselt sama koha peal. Ka seened. Ja on ka see aasta siin. Siin on 1, 2, 3, 4, 5. Siin alla, mis need veel. Et võtab nad ära. Et näete. Ongi olemas. Siin on veel. Siin on veel. Mingi 5 tükki vähemalt. Juba näen veel rohkemgi siin. Siin ikka on. Et siin ikka on. Et siin on. Siis on siin. Siis on veel siin. Ja ma ei imesta, kui siin kuskil veel on. Et jah, eelmine aasta oli sama koha peal ka, päris palju siin. Et sai isegi eelmine aasta samast korjatud ka, nii et korjab ära ja vaatab edasi. Ja juba nii palju ongi siin kotis olemas. See on juba siuke kogus, mis kohe sööb ära. Saab hakata jah sööma. Aga liigub jah siit teist külge pidi tagasi, ega see tükk väga suur ei ole, siin on nagu lage ala. Et
liigub siit tükki pidi tagasi ja vaatab, võib-olla leiab midagi veel. Siis võtab ka ära. Kui kõik ära ei kasuta, eks ma kodus kasutan ka mingil määral neid ära. Et vaatab. Ja auto lähedalt tuli välja siuke asi. Aga ma seda ennem ei näinud. Jah, me tulime siit samast 5 meetrit sealpoolt sisse ja ei näinud siukest asja. Aga ma ei tea. Kas võtab või? Mõned võtab või? Ma ei tea. Võtab ikka. Midagi võib võtta küll, asi natuke kotis on, aga võtab mõned. Palju ei hakka võtma, me ei jõua muidu ära süüa. Me võtame siin keiri siis. See on lõkke ääres. Lood on siin päris ilus. Teer peaks ka kohe tulema. Siis me hakkame sealt, seal on puuriitsal. Võtame sealt puid ja teeme süüa ja siis näeme juba või natuke aja pärast. Jõudsime siis siukese kohta nagu Kärgandi lõkkekoht. Ja muidugi, kedagi õnneks ees ei olnud. Siin on siis mingid puid isegi. Noh, jah, nii nagu need RMK puud ikka on. Tõenäoliselt siis samast lõigatud, siin samas on üks kuivand kask. Või see, mis kask, kuusk. Nii, siis siin on muidugi see koht ka, kus saab siin magada. Vast kedagi siin sees ei ole praegu. Tundub, et ei ole. Siuke koht. Ja mis siin siis veel on? Mingi varjualune, kus saab istuda. Siis on siin muidugi see lõkkekoht ka. Siuke lõkkekohakene. Infotahvel. Siin on siis midagi kirjutatud tehtud. Siin on siis jah, see kaart on siin. Ja siin on siis selgis rattarada ka. Ja ka matkatee on siin. Et siit tuleb see pikk matkatee, mida pidi siis saab matkata see 800 midagi kilomeetrit. Muidugi. Siuksed elukad näitavad ennast ka siin. Siin on siis selgis rattarada. Siis seda pidi läheb siin. Ja pärast mõte, et lähme siia ujuma ka, et siin on järv. Ja sõidame vist siit ka onnist läbi veel. Ja muidugi puudu ka teatud tüübi putka siit, kus saab siis teatud toimingut käia tegemas. Ja, siuke värk. Nii, aga enne seda, kui hakkab lõket tegema, vaatame, mul on jälle uut varustust natukene. Ostsin omale siis natuke uut varustust juurde. Et 2 siukest kotti on siin. Noh, siin on ka midagi sees. Ja kõigepealt võiks ju ometi, tahaks ju natukene istuda mugavalt alla. No selle jaoks siis ostetud Handymanist üks siukene matkatool. Ei maksnud väga palju, 20 eurikut. Aga ostetud ta sai. Et kuna ma rohkem liigun autoga natuke ringi, siis saab autoga siukest avaali kaasa tassida küll. Ja siis saab siia kuskile maha visata ja istuda mõnusalt peale. Siuke mõnus opsti. Jooga mõnus toolik. Ja topsi saab ka siia panna. Saab mingisuguse joogi ka siia panna veel. Ja särki värki. Aga midagi mul veel, mis käib komplekti sellega, siis tegelikult ei ole komplektist müügil, aga noh, ostsin kusjuures selle ennem, kui selle tooli ostsin. Et sai ostetud siis sükene väike lauakene Rimist, ka mingi 20 eurikut vist oli. Et sai ostetud sellepärast, et saaksin ma kuskile ka mingit söögikraami panna peale. Jah, siuke lihtne laud, odav tavara. Lükkadki niimoodi põks. Näiteks oled kuskil kämpad, sa saad panna selle niimoodi siia ette. Aga kui sul on siin näiteks lõkke, siis paned omale näiteks selle siia. Ja sealt siia ka midagi peale panna, kas midagi juua, süüa, et või mingid muud tavaari, et siis saab peale panna. Et täitsa mõnus niimoodi. Päikest saab ka võtta, väike paistab pilve tagant. Ja täitsa mõnus niimoodi, et teed lõkke siia siis. No, nii meil on väike esimene tulealustus juba olemas. Varsti kergitame selle suuremaks. Hakkame süüa tegema, et vasta nüüd natukene kogu poogu ja siis hakkab tegema süüa.
et pepud on päris heledad ja meil on siin kananuudleid, meil on siin mingeid pitsasinki, meil on makarone, nii et täna vist võiks nälga jääda. no päris palju on süüa, jah. No eks ta mul ole kõik need enamus asjad tegelikult siin selles kohvikotis seisnud päris pikalt, et ainukesed uued asjad makaronid ja need pizzasingid. Et kõik need nuudlid on alati mingid tripiteed ja oled ja siis kogu aeg alati tuleb, ostad ikkagi mingid nuudlipakid igaks juksed, oi äkki mul saab toit otsa ja siis nad niimoodi kogunevad. Ja siis nad niimoodi kogunevadki kotti. Varsti peab panema puid juba alla jälle ja No nii, mis toimub? Droon sai vahepeal ära lennutatud ja mis asi mul siin on? Kes mäletab vanadest videodest? Jah, see on selline seadeldis jutumärkides pomm siis ja paneb siis selle drooni laadima. Et ops, vahepeal laadisin ka teda natukene jälle kodus ja panin ta laadima ja praegu lähebki kiirelt. Näed? Kiiresti läheb ka ja ilusti näitab ka, et kõik asjad on olemas. Et kõik ei uskunud, et see tööle hakkab, aga näed, töötab. Nii et tegelikult see ei ole veel valmis, sest ma ei ole teist osa veel ära monteerinud, aga mul on teine osa tegelikult filmimisel ka veel. Et siis teeb veel ümber täiesti selle natukene, et vahetab akud ära ja mitte sellepärast akud kehvad oleks, vaid paneb siis selles mõttes sama mahtuvusega kõik. Eks seda siis räägin selles videos ka, kunagi kui see tuleb. Eks see on rohkem selline kehva ilma projekt ka, et mitte selline ilus ilma projekt. Aga mis nüüd hakkab tegema? Et hakkab neid seeni tegema ja hakkab ka siis makarone keetma. Ja selleks on mul siis ikkagi vana Hiina pott, mis ma ostsin. Hiina potid. Et kunagi siit temust ju tellitud need. No nii, mis toimub? Toimub see, et hakkab siin vaaritab juba. Et teeb siin teeb väikse praadimist, praeb need pitsakuubikud ära. Pitsasingi või mis asi ta on selline. Käib siis siin makaronid praegu singiga, käivad siin siis lõkke peal. Ja no muidugi mul käib ka kohvi siin väike, et tegin väikse kiiru kohvi. Arvasin, et mul päris kohvi pole kaasas, aga tegelikult oli. Et tegelikult oli mul natuke kaasas teda. See on vist see normaalne kohvi isegi, et enam-vähem normaalne kiiru kohvi. Ja vaikselt teeb ja hakkan ka kohe seentega tegelema, et tahaks seeni ka natukene süüa. Et teeb siis nüüd neid seeni.
tulen näitan lähemalt ka, et panin siin seened peale ja hakkasin siin tegema. Kõiki seeni muidugi pannud, ma jätan siis ikka osa koju ja teen kodus edasi neid, et ülejäänud kodus, et saab osa metsas teha mingi maitse suhu ja kodus siis teeb ülejäänud, et tundub, et söök on valmis, et siin on mul siis seened. Ma natuke ära praadisin, siin on natukene näete maha kõrbenud see värk, mis siin oli siis, see vaht nii-öelda kõrbes ära. Ja siis on siin muidugi ka siuke asi ja no muidugi, ma mõtlesin kaua mul siuke asi kestab. Nii kaua siis ta nüüd kestiski, et sai piisavalt kuuma ja teda enam ei ole. Ja tõenäoliselt tuleb see nupukene mul ka mingi hetk ära. Siin on tegelikult juba näha ka, ta õrnalt on hakanud paisuma. Ehk siis mingi hetk tuleb see ka asendada mingi, ma ei tea, traadijupiga või mingisuguse konksuga või ma ei tea millega. Et siuke naljakas värk. Õnneks ta on nagu täismetalli, et ei ole nagu selles mõttes siin ainult kumb nagu peal keskel. Ma siin tegelikult see metall jookseb ümber ringi, aga lihtsalt siin on mingi mugavus tekitatud juurde. Need sangad on muidugi veel elusad mõlemal ja sellel vist on ka veel see nupp elus ja et ma arvasin, et ta mingi hetk läheb ja hakkab minema küll. Toimub see, et asjad said siin enam kokku pakitud, ainult meie tavara on siin veel mingid väiksed tavarad, et läheb siis nüüd sõidab ära. Aga enne seda, kui video lõpetab, läheme käime Kukemetsa metsaunist läbi, et see jääb tee peale. Et me lähme veel ujuma ka tegelikult, aga seda ei hakka näitama. Aga lähme kõigepealt käime Kukemetsa metsaunist ka veel läbi, et vaatab, mis seal on tehtud ja vaatab, mis seal huvitavat on. No nii, metsaunis ja nagu näha, keegi on siin soojustanud, et üritan soojapidavaks seda asja rohkem teha. Aga jah, ma ei usu, et see õnnestunud on olnud. Ja mis on puudusid, on see madrats puudu, seda ma ei suuda leida. Eelmine kord oli siin alla pistetud, aga praegu ei ole seda siin ka. Nii et kui ma järgmine kord tulen, siis enam nii pehme seljaolune mul ei ole. Aga õnneks mul on olemas täispuhuta madrats nüüd, et nüüd saab selle kasutada. No muidugi, me matkame ka juba siis, kui me juba siin oleme. Et kunagi olid siin ju ühed sellised mingid laagrikohakesed tehtud mingite inimeste poolt. Kui ma hästi mäletan, oli küll. Ja nüüd lähme vaatame, kas midagi veel alles ka on. Võib-olla midagi uut tekkinud siia, ei tea. Siis oli üks oli siin. Mis siis oli? Üks oli siin. No seda vist väga kasutatud ei ole enam. Aga on kasutatud isegi. Siin on midagi kõik tehtud. Kunagi. Et jah, siin on mingisugune lavatsid asjad olemas. Siin on ka midagi tehtud. Midagi uut tehtud. Ja siis oli kuskil sealpool, ma mäletan veel üks. Vist oli igastahes. Et siin jah, väga neid ei ole juurde tekkinud muidugi. Aga midagi siin on jah, et veel alles. Ja siit lähebki mingisugune siuke rada. See on huvitanud väga, mis rada see siuke on. Ma tean, et ta kuskil otsa peal lõppes ära nagu. Siit läheb mingi teekene. Kas see viib siis kuskile veel edasi või? Ei teagi. Torgut ei läinud muidugi edasi väga, kuna mul olid asjad ka lahtised seal. Muidugi kukeseened siin igal pool. Väiksed pisikesed nööbid on siin. Et siin oli ka minu meelest kuskil üks. Muidugi ei mäleta enam. Keegi kõik enam ei mäleta, mis siin oli ja mida siin ei olnud. Kuskil ma mäletan, seal pool oli ka mingid kohad siuksed olemas. Et muidugi mingid tegelased pinisevad ainult. Viibki siia. Siin on see nii-öelda mingi väike teekene. Seal on siis see suurem tee. Kui ma hästi mäletan, olid seal mingid väravad. Ma mäletan küll mingid väravad, mis mäletan, aga nüüd mäletan, millised väravad siin olid. Natuke kõnnib vaatab, äkki midagi avastame. Kui mul meeles olid siin väravad, ja täitsa ongi nii, rohelised väravad on ees. Mulle tuli praegu meelde, et kunagi siin mingid rohelised väravad asjad olid. Ja et mingisugune kellegi, mingi maja siin vist oli küll. Mingid varemed või ma mäletan, mis siin täpselt oli. Et jah, ma kujutan ette, et me pole ainukesed, kes siin niimoodi kõnnivad ja uudsimu tunnevad.
aga mina avastasin seda juba jah, esimesel korral vist või teisel korral, ma ei mäletagi enam. Aga nüüd on teada, mis siin tee otsas on. Seal väga platsi peal ringi hakkad näitama metsooni juures, sellepärast, et seal oli üks pere oli seal ja oli ka seal, et siis ei hakanud näitama kõik, aga muidu see on kõik okei ja ainuke ongi see, et see madrats on alt ära kadunud. Peab järgmine kord tulema oma kummi selle õhkmadratsiga kaasa võtma. No nii, ega midagi. Selline video siis seekord ja vast teile meeldis ja et aitäh, et vaatasite ja subscribe'id, like'id ja tšauki.